tere tulemast vaatama siis Eesti kaardikeskuste karika Unibeti etapi videot 2024 aastast. Sai käidud seal jälle sõitmas, oli vaba päev ja midagi muud teha ei olnud, siis oli mõttega minna EKK-d sõitma. Oli siis ka nii-öelda treeniks hiljem tulevaks corner etapiks samal ajal. Kõigepealt siis esimene kvali sarjas oli formaatiks siis, et 2 kvali täispikkuses ja siis nii-öelda 1 finaal, aga siin oli osaleja piisavalt palju heavy klassis, et tehti B-finaal ka. Kõigepealt siis esimene kvali kuivas otseselt ei olnud seal enne sõitnud ja rada oli ka natukene teine kui siis aasta varem corneri sarjas. Ja suhteliselt kiiresti see selgeks, et mulle väga ei istu see kuiv rada ja see layout ka mitte. Kuigi suur osa rajast oli tegelikult sama, siis see nagu ülejäänud osa seal nagu üldse hästi ei klappinud ja ei klappinud ka juba tuttav osa kuivas väga siin üldse. Kuidagi ei leidnud seda balanssi kiiruse ja täpsusega ja seal on see üks kurv peale pikka sirget, kus saad minna kiiremini ja sellega annad ära järgmises kurvis hea joone või siis saad aeglasemalt ja saadud parema joone järgmises kurvis, aga kuidagi nagu mitte ükski kombo ei toiminud, kes ma proovisin ja seda kurv mulle ka ei meeldinud siin. Ta juba sisuliselt paneb siin tooni paika sellele kogu võistlusele, et asi lihtsalt ei tulnud välja ja väikese precursorina see sama asi jätkus ka hiljem corner etapil, millest kahjuks nüüd footage'it mul enam ei ole, see SD-kaart otsustas ära surra sellega kaasa võtta Unibeti corner etapi videod ja siis ka Vormel Estonia videod audust. Äkki kunagi saan sellele mingi recovery teha ja äkki saan failid kunagi tagasi, aga hetkel mul need ei ole, siis see on selle raja konfiguratsioonil Unibetil on ainuke video. Ega viga midagi muutunud ka korrales, suhteliselt sama case. Siin on päris palju välja ka lõigatud, kõigepealt sellepärast, et see on 2 kvali ja siis lihtsalt 10 minutit korda 2 nüükimist. Midagi siin ei toimu ja eriti mul nagu sõit paremaks ka ei lähe, just kui nagu endale tundus, et läheb nagu paremaks ja lõpuks võib-olla oli enam okei ka, aga siis tulin kardist välja, no jah, see oli muidugi hea praegu, aga pärast tulin kardist välja ka ja siis läksin aega vaatama hopsti enam-vähem viimane, et nagu üldse ei sobinud mulle. Lootus, et see tunne hakkas tekkima seal juba mingi, nagu üldse raske enam karta siit. Kui 2 päeva enne oli minu arust enam okei tunne rahvas, kuigi jah, finaalis olid seal muud mõtted, aga pali ja hiit tegelikult olid täitsa okei. Klapime mitte miski seda kurvi seal ma ei saanudki selle mitte. Iga kord vist liiga laiaks või ei saanud kuidagi sealt hästi välja. Isegi vihmast kurv mul täiesti ei istu, ma lihtsalt ei saa selle paika. Aga vihmas ülejäänud rada on nagu palju meeldivam sõita. Nagu mingil põhjusel see layout, mis siin videos kajastab, see mulle üldse ei sobinud, aga nüüd mindi 25 aastat tagasi selle layouti juurde, mis oli 23 aastalt ja see nagu sobis jälle. Nii väike tegelikult vahe layoutis, üks nii-öelda seal peale sirget oli 90 vasakast tagasipöörde asemel ja selle pära 1 kurv päev nii-öelda siis teise suunda et see tagasipööre, et tegelikult on ju vahe väike kahe raja laiavate vahel, aga millegi pärast mulle avaldus kui eriti suure vahena tempos ja hakkama saamises. Miks ei tea. Esimene vali, kus maksite poole saama.
eriti head ajad ei olnud, sest olin kas eelviimane või midagi sellist ja päris kaugel ees olevatest. Pildid siin. Olin selles kvalis, esimeses kvalis täitsa viimane. Ja võin ka juba sootskatte öelda, et teises kvalis olin ma tegelikult kolmas. Et väga suuri arekud siin ei toimu. Siis lähme teise kvalli. Säragu kardikaela ka väga ajada, nagu Unibetis ei ole tegelikult täheldanud väga suuri kardivahetsid. Mingil määral seda on, see aasta nagu tuli korneretapil välja küll, et mingid kardid olid nagu täitsa juustud, aga mul nagu endal ei ole kunagi tundunud, et mingi meeletu vahe sellest oleks olnud. Esimene aegasid vaatata, see ka väga mingit vahet ka ei olnud, et jõksin siin teise kvalli otsa. Aeg on muutunud, esimeses kvallis oli aeg 32.180, teises kvallis oli aeg 31.789. 0,4 küll teenisid, aga positsioonisse mind liiga palju ei aidanud. Valisin olin ka alguses kohe paari teise sõiti järgi ja millest jäin siin maha ka. Nagu läksin vaatama, aga ei saanud ja praegu on küll selline tunne, et nagu istun siin väga kinni. Pilved siin muidugi lubasid midagi natukene, kuidagi alati Unibetis on selline asi, et vihm nagu ähvardab või tuleb iga jumala korras, kui ühe võistlusel käinud olen. Aga sel korral ei tulnud, küll aga väga tugevalt ähvardas. Seal siit saab mööda ka. Tallinna linnapiirist väljapoole on siin pilvelik päris ilmselt, kui vaatad ühele poole, siis on nagu torm ja teisel pool on nagu ilus sinine taevas. Aga see vihm meieni ei jõudnudki. See oleks olnud võib-olla ainuke päästeingel, kus ma seal võistlusel oleks võinud olla. Oleks vihma tulnud. Seda ilmestust ma saanud. Siis peagi pool juba sõidetud ka teisest kallist. Proovin igasugused erinevad asju, aga sisuliselt tulemusteta. Üldjoontes võib selle võistluse, ma arvan, lugeda üks igavamaks kardivõistluseks, mis mul kunagi olnud on. Toomale see õhku, et see kuidagi selline, et noh, kõik lihtsalt tulid ja olid ja tund sellist nagu suurt vaibi lähevad. Mul oli endal ka siuke tunne, et ma olen ootan oma aega ja reeglina ajal ära ja siis võib ka minna.
2 kvalli toona seal EKK sääres olid küll sellised, no ma lõpuks ei viitsi ja eriti siin rajal. Lõpuks hakkab nagu vaikselt juba pea ringi käima, ei jaksa tiirutada nii palju, kaks korda tiirutad seda üksi kvalli 19 ringi siin. Vaikselt on kopp ees juba, ma lihtsalt ei viitsi sõita enam. Eriti kui nagu välja ka ei tule, siis ei ole nagu mingit tahtmist ega tuhinat siin sõita. Mudaval seda formaati oleks muutud. Kes on ka ise sellest tapitavalt läbi käia, vaadata seda värki korraldusel sain juures olla siin. Kui autos EKK etapp oli. Ja see pooleks kvalisüsteem, kus 5 minti lähed sõita ühe kardiga, siis 5 minti sõita teise kardiga, siis päris hea. Läksid ka nüüd see 25 aasta üle. Sellele, et kõik sõidavad koos segamini, mitte niimoodi nagu siin oli, et hevi üles sõitis ainult omavahel. Noored omavahel, või noh, kerged omavahel ja keskmised omavahel. Seal läks ka üldarvestuse pealt nagu korranud üles. Aga ainult, et seal ei ole sellist asja nagu üldarvestus, vaid seal ongi eraldi klassid kõik. Üldarvestuse top 3 tegelikult ei loe midagi. Standardi top 3, mis on hevi. Noored minust olid see junior on siis Ladies ja mingi Masters. Kõigil on eraldi top 3, et see üldarvestuse järjest tegelikult ei loe väga midagi. Kõik saavad lihtsalt omavahel koos sõita. Kui Borneris on teistpidi üldarvestus, kus võivad kõik tulla poodiumile, siis on Uunejad ja siis hevi. Võib-olla balans mõnes mõttes on klasside vahel isegi parem EKK-s. Ja see kvalli kontseptsioon, ma ütleks ka, olles see tüüp, kellel nagu kehv-kaardi õnn pidevalt on, siis see võiks aidata küll. Et see 5+5 kvalivärk natukene muidugi eeldaks seda, et sa teed enne trenni ka ja oled nagu soe juba. Kui sa lendad esimese kardiga peale, esimene kart on hea, selle 5 minutiga sa ei suuda tihtipeale kohe teha head ringi. Siis saad näiteks teise kardi kräpi ja siis lõpuks ikka ei saa normaalselt kvalli, et siis tuleks enne ikkagi sooja teha. Et see etapp normaalselt läheks. Mis mõnes mõttes tõstab veits kulu jälle. Mõtled mingi 8-9 etappi aastas. Ja siis 20 € veel vähemalt juurde iga kord, vähemalt ükski trenn teha, siis kulu ikkagi tõuseb veits. Mitte nüüd tapalt, aga ikkagi tõuseb. Ja nüüd siis B-finaal. Kvali oli mul crap, nii et B-finaalis start käib, siis top 2 saavad edasi A-finaali. Oleks nagu oli tunne, et mingit lootust nagu oleks. See on näha siin ka. See on päris okei stardi peal siin ees olevaga. See on arm jõud, et ma normaalselt stardid on. Ta teeb kogu aeg siin juba mingid huvitavad liigutusi. Ja saad kurvist nagu ikka välja ei saa. Tagasirge läheb nagu luhta. Top 2 läheb minema juba vaikselt eest, ta on nagu lihtsalt jalus. Võiks nagu kiiremas korras alla lahendada, saaks nagu top 2 järg minna. Siis ka tegelikult omavahel faidivad, need väga hull ei ole. Vaatad ka mingi hetk aega ilmselt. Ja nüüd ma lõpuks sain siit kurvist enam-vähem välja, aga teie mõni jalgu lihtsalt. Tundub, nad on number 4 nagu paremini sirged liikuvad minu kord. Top 2 ka seal faidib, ma lükkan sisekurvis ja suhteliselt agressiivselt, aga nähtumis täitsa okei, sain mööda. Siis on vaja top 2 järgi võtta uuesti. Nagu varianti ei oleks. Vaitib ka omavahel. Üks kord vajasid vähemalt topida.
ta lükkas ka sinna vahele, kaotasin korralikult aega, nüüd ma olen juba järgi. Ja veel korra kõrvuti nügimine käib. Korralik väik käib siin. Mina vaatan kõike seda pealt, ootan seda hetke, kus ma saaks vahele. Saan kõrvale siin korra teisele. Teen väikse switchbacki, saan uuesti kõrvale. Aga natuke nagu liiga taga olen. Tuleb järgmine switchbacki, et enda taga täiesti pekki keerad selle kurvi. Nagu ikka ja jälle olen sellest väikest väljas. Jäigi ma arvan, kus on Taugini, mida tema teeb. Jälle üksteis on taga kinni. Nagu siit hakkaks jälle mingit võitu tulema. Lõpuks sain enam-vähem läbi sealt kurvist. Aga hästi väiksed on nagu ligisevad mul eest. Tempoga nagu ei ole midagi teha, et siin nagu üks vähe raidivad, siis oleks nagu varianti. Lükkavad ja teevad igast asju, nagu jõuan uuesti järgi. Veenad said ju sõidetud. Siin vähel on see fenomen, et kuna siin on hästi liigsed ringid, siis on tegelikult päris palju aega, et oma asju ära teha. Kurve ju tegelikult on päris palju ja pidurduskohti, et see sõit siin rajal kuidagi tundub pikem, kui ta tegelikult on. Sest siin nagu toimub hästi palju kurve ja kogu aeg on võimalusi nii-öelda tihemini kui tavaradadel. Tavaradadel sul on näiteks ringi peale 2 võimalust ja sul ring on 50 sekki. Siin on võib-olla 3-4 võimalust ringi peale ja ring on 30 sekki. See sõit siin tundub palju pikem peale. Ja siin meid lükata lihtsalt jääma. Vehib, et tule, ma ei saa kuhugi tulla, nagu saab täiskaasiga siin edasi sõidud. Ja sellega siis lihtsalt minu B-finaal lõpebki. Et toob ka faidist mind on ära kustutatud. Ja nüüd on nagu lihtsalt lõpuni vaja kulgeda siin. Pearaputus ka. See tüüp sai pärast kohe juba karistuse kirja, hüppamegi siin põhimõtteliselt sõidu lõpust, mitte midagi ei toimunud. Tüüp sai lõpuks karistuse ka, ilma et ma peaks midagi protestima, aga mind see top 2 ei aidanud. Viimasel ringile. Nüüd lootus on see, kui ta läheb veel kellegi välja võtab. Ja natukene liigu joogel selleks praegu. Ja ongi sõit läbi. Ja sai karistuse, tõusin 3. aga see ei ole viisavat B-finaalist tõle saada, nii et sellega minu sõit siin lõppes. Tänud kõik viitsid selle lõpuni vaadata, see oli tõenäoliselt kõige igavam kardi video, mida ma kunagi välja panen, välja arvates siis treenid, kus niikuinii väga palju ei toimu. Võiksid vist endale väikse käpaga püsti, aga ma ei tea, näeme juba Põltsamaa korneri 24 aasta videos.